maamees muigab. Täna on suur ja tähtis päev ja juubel, sest see päev toimub juba 27. korda. Et miks juubel? Noh, aga miks mitte? Mina olen Väär Oja, mina tutvustan esinejaid ja räägin korralduslikust poolest. Ma loodan, et kõik on õigel ajal õiges kohas, mis tuleb välja, ei ole sugugi nii lihtne. Mul oli siin mõnda aega tagasi, ma 2 nädalat tagasi käisin sellises riigis nagu Laos, käisin tegemas ühte ETV reisisaadet ja ma ärkasin hommikul enne, kui võttemeeskond ärkas ja muidu seal on selline linn nagu Pakse linn, seal on üks riik, seal Kagu-Aasias ja mõtlesin, et lähen hommikul söön, kõht oli tühi. Läksin, seal on muidu tänavad sellised, kus on kõigil inimesed elavad, 2-korruselised majad, üleval elatakse ja all on kõigil oma mingisugune äri, kes parandab mopeedirehve, kellel on toiduainete pood, kellel on restoran, aga need kõik kohad olid kinni. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen kõrvatänavast kuskilt ja nägin, näed, siin on lahti. Läksin sinna restorani, istusin sinna maha, vaatasin, mingisugune poiss oli seal, pisike poiss, jooksis sinna taha tuppa, mis on ka seal väga tüüpiline, sellepärast, et lapsed ja kõik see kuidagi perekond on selle äriga alati seotud. Siis see poiss jooksis sinna taha tuppa kuskile ja ma ootasin, et millal siis kutsub ema või kedagi, kes tuleb siis teenida, ma vaatasin, kedagi ei tule. Vaatasin, seal oli kohvi, see kann oli, valasin endale kohvi, ootasin üks 10 minutit, mitte kedagi ei tule. Mul on see tülgastav komme veel suitsu teha. Siis vaatasin, et näed, tuhadoosi siin ka seal, muidu on lubatud see igal pool, vaatasin, tuhadoosi ei ole, võtsin sealt mingisuguse taldriku, tegin 2 suitsu, kedagi ei tule. Siis vaatan sealt uksevalt, vaatan üks vanem meesterahvas vaatab. Jah, ma mõtlesin, nüüd siis sai öeldud, et nüüd siis tuleb keegi teenindama, ei tulnud kedagi. Siis läks tõesti veel üks 10 minutit, 2 suitsu või hiljem, vaatas üks vana proua kaasa, see poiss vaatas sealt alt. Ja siis ma tõesti üks 3 pool tundi ootasin seal ja siis mõtlesin, mis jama see on. Jõudsin veel teise tassi kohvi kõua ära juua ja siis läksin minema sealt ja vaatasin Google Mapsist, mõtlesin, et vaatan, et kas teistel on ka selle restoraniga sellist jama olnud. Ja siis ma sain aru, et sellist restorani ei olegi olemas. Et ma olin lihtsalt läinud kellegi elutuppa, olnud nende kohvi hommikul ja eluda paksu sõitsu täis. Ja kohe tutvustan meie žüriid, aga selle žüriiga on muidugi teada, et huumoripäeva kõige suurem nali on žürii arvamus. Aga hoopis tähtsam auhind on publiku auhind ja selle nimi on Oma lemmik ja selleks ma palun kõigil teil oma piletid alles hoida. Et pärast, kui meil on kõik etteasted vaadatud, siis sinna saab oma lemmiku kirjutada. Ja siis seal ees on kast, ma pärast räägin selle üle, siis sinna saab panna, aga vaadake, et neid pileteid pooleks ei rebi ja 2 korda ei kirjuta kuskile või mingi suvalise kommipaberi peale ja hakka kirjutama oma lemmikut mitu korda. Just. Ja nüüd ma siis palungi selle žürii esimehe, ehk siis kõige mõttetuma mehe siia rääkima.